oleme Laitse seltsimaja taga ja siinsamas kõrval on ka korvpalliväljak. Ja siin on praegu talvel muidugi pole mitte midagi teha korvpalliväljakul, aga Lootuse küla päästeseltsi on kutsutud siia siis laskma vett, et siin ei oleks mitte korvpalliväljak, aga liuväljak. Ja täna me vaatame seda üheskoos, mismoodi see liuväljak siia tekib, sest Lootuse küla on mõeldud nii palju rohkem kui ainult, et aidata inimesi, kes on sõltuvuses, aga me tahame ka toetada meie kogukonda. Ja see Laitse piirkond ja kogu see Saue vald on esmatähtis prioriteedina, et me saaksime ka toetada üksteist. Minuga koos on Lootuse küla päästeseltsi juht Erko Subi. Liuvägi, mille me siia teeme praegu, et see ei ole esimene. Kus see esimene liuvägi oli? No selle aasta esimene liuväli tuli meie enda külla sinna Kibunasse, et seal väiksed lapsed tahavad ka uisutada ja sporti teha, ja praegused ilmad nagu seda võimaldavad ka meil, et seetõttu me teemegi vaheldust pisut tulekustutusele ja teeme liuväljasid. Siin lasete muidu esimest korda seda vett, et tuleks siia liuväli? Jaa, selle Laitse seltsimaja taga me oleme tõesti esimest korda ja siin on suvel saab hästi korvpalli mängida, et praegu momendil korvpallihooaega ei ole nii-öelda, et selle asemel on hea väike uisutamine teha, nii et teeme siia platsi, jaa. Kui palju vett nende kahe masina peale kokku mahutab? No kokku nende kahe masina peale siis vanemal masinal on 5,5 tonni vett peal ja uuemal masinal on siis 2,5 tonni vett peal. Ma tahtsin küsida, et kust te üldse tulite selle mõtte peale, et siia Laitse seltsimaja korvpalliväljakule teha liuväli? No selline ilus talv lihtsalt soosib seda, lihtsalt peab tegema, ilma ära kasutama. Ja ega siin väga palju lastel teha ju talvel ei ole, et Kelgumäe lükkasime kokku ja siis ikka liuväli ka tuleb teha. Kas teil on plaanis ka enda lastega tulla siia? Uisud on olemas? On olemas. Aga kust te selle mõtte peale tulite, et Lootuse küla päästeselts võiks siia selle vee lasta? No kes siis veel? Ikka Lootuse küla. Kes see veel meil appi tuleb? Kas te usute, et kui see liuväli on siin olemas, et kui järgmine aasta samasugune ilm on, et kas te kutsute meid siis uuesti siia seda tegema? Absoluutselt, kohe kindlasti. Lapsed juba on kõik siin noortekeskuses valmis, juba on sõnad peale loetud, et otsige uisud välja ja kindlasti järgmine aasta jälle muidugi. Tore traditsioon. Kas uisud on olemas? No uisud, seda peab küsima, aga uisud leiame alati, et kas kuskilt hankida, laenata. Et kindlasti saab. Uisud ei ole probleemiks, ma usun. Sa võid tulla siia, ma usun, juba homme või ülehomme alates sellest filmimise kuupäevast ja nautida seda talvemõnu koos oma perega, tulla uisutama värskesse õhku, nii et head uisu teritamist!